Mõtleme korraks. Mis on riigi tegelik eesmärk? Kas see on lihtsalt ellujäämine või on seal midagi enamat? No vot, umbes 2300 aastat tagasi pakkus üks filosoof Aristoteles välja mõned vastused, mis on tegelikult poliitikat kujundanud kuni tänase päevani. Selles ülevaates avamegi tema kuulsa teose Poliitika ja vaatame, milline on ideaalne riik, kes peaks seda juhtima ja mis veelgi olulisem, miks riigid üldse lagunevad. Kõik saab alguse sellest ühest kuulsast lausest: inimene on loomu poolest poliitiline loom. See ongi põhimõtteliselt kogu Aristotelese poliitilise filosoofia nurgakivi. See kõlab pealtnäha lihtsalt, eks ole, aga tegelikult peitub selle lause taga sügav arusaam sellest, mis meid üldse inimesteks teeb. Lähme vaatame lähemalt. Aga mida see siis tegelikult tähendab olla poliitiline loom? Uskuge mind, see on palju enamat kui lihtsalt, karjas koos elamine. Aristotelese jaoks on kogu asja võtti meie kõnevõimes. See pole lihtsalt mingi suvaline suhtlusvahend. See on võime arutleda õigluse ja ebaõigluse, hea ja kurja üle. Just see moraalne mõõde teebki meist kogukonna jaoks sobivad olendid ja see eristab meid absoluutselt kõigist teistest loomadest. Ja see siin on tegelikult päris radikaalne mõte. Aristoteles ütleb põhimõtteliselt, et me saame tõeliselt inimesteks alles siis, kui oleme osa poliitilisest kogukonnast. Üksi väljaspool riigis oleme me kas metslased või jumalad, aga igal juhul mitte täielikult inimesed. Me lihtsalt vajame ühiskonda, et oma täit potentsiaali avada. Okei, kui me oleme siis loodud koos elama, siis kuidas need kogukonnad täpselt tekivad ja mis on nende lõplik eesmärk? Vaatamegi nüüd, kuidas Aristoteles nägi riigi sündi ja selle tegelikku missiooni. Aristotelese jaoks pole riik midagi kunstlikku, mis on lihtsalt kokku lepitud. Ei, see on täiesti loomulik areng. Kõik saab alguse perekonnast, mis siis ühinevad küladeks ja lõpuks kasvavadki välja täielikuks ja isemajandavaks riigiks. See on justkui orgaaniline protsess. Ja siin on üks väga oluline vahe. Riik sünnib küll ellujäämise nimel, selleks, et rahuldada meie kõike elementaarsemaid vajadusi. Aga see pole tema lõplik eesmärk. Riik püsib hoopis selleks, et võimaldada meil elada head elu. See on justkui teekond pelgalt eksisteerimiselt tõelise õitsenguni. Mis siis hoiab seda õitsvat kogukonda koos? Aristotelese vastus on lihtne: õiglus. See on poliitilise ühiskonna vundament, see liim, mis loob korra ja teeb hea elu üldse võimalikuks. Ilma ühisarusaamata õiglusest variseb kõik lihtsalt kokku. Hea küll, kui riigi eesmärk on hea elu, siis see viib meid ilmselt kõige olulisema küsimuseni ühtse. Kes peaks valitsema, et see eesmärk ka päriselt saavutada? Nii et jah, kas võim peaks olema ühe inimese käes, väikse eliidi või siis kogu rahva käes? See on iga poliitilise süsteemi keskne dilemma, eks. Aga Aristotelese jaoks polnud vastus nii lihtne. Tema jaoks polnudki oluline see, kui palju on valitsejad, vaid midagi palju sügavamat. Ja see viibki meid tema kuulsa klassifikatsioonini. Mis siis ikkagi teeb ühest valitsusest hea ja teisest halva? Isegi kui valitsejate arv on täpselt sama. Vaat siin peitubki Aristotelese geniaalsus. Selles lihtsas, aga samas uskumatult võimsas eristuses. Tema jaoks pole vahet, kas valitseb üks, vähesed või paljud. Oluline on see, miks nad valitsevad. Head vormid, nagu monarhia ja aristokraatia, teenivad ühist hüve. Nende moonutatud varjukülje taga, türannia ja oligarhia, teenivad ainult valitsejate endi huve. Ja nüüd, hoidke kinni, sest siin on detail, mis võib tänapäeva inimese jaoks olla päris šokeeriv. Aristotelese jaoks oli demokraatia halb valitsusvorm. Jah, just nii. Tema definitsiooni järgi tähendas see vaeste isekat valitsust, mis rõhus rikkaid ega hoolinud riigi kui terviku heaolust. Tema ideaal paljude valitsemisest oli midagi hoopis muud. Ta nimetas seda politeiaks. See on selline konstitutsiooniline valitsus, mis üritab leida tasakaalu kõigi huvide vahel. Aga mis juhtub siis, kui need head valitsusvormid muutuvad halvaks, mis põhjustab poliitilist ebastabiilsust ja viib lõpuks riikide kokkuvarisemiseni? Aristoteles nägi siin väga selgeid ja tegelikult ka ajatuid mustreid. Aristotelese sõnul taanduvad kõik revolutsioonid ja konfliktid ühele asjale, tajutud ebaõiglusele. Tüli läheb lahti siis, kui need, kel on vähem, hakkavad nõudma võrdsust. Või siis, kui need, kes on juba võrdsed, hakkavad ihaldama ülemvõimu teiste üle. See on ajatu plinge, mis ähvardab absoluutselt iga riigi. Ja need pole mingid abstraktsed ideed. Need on väga konkreetsed sädemed, mis süütavad revolutsiooni leegi.
näiteks valitseva klassi ülbuse tekitatud solvumine või hirm oma võimu kaotamise ees või olukord, kus üks osa ühiskonnast muutub teiste arvelt lihtsalt liiga võimsaks. Ja see viib meid ühe sügava tõdemuseni. Aristoteles uskus, et suurimad poliitilised kuritegud ja katastroofid ei sünni mitte vaesusest või otsesest vajadusest. Ei, need sünnivad ahnusest ja liigsusest, sellest lõputust soovist saada aina rohkem, kui tegelikult vaja on. Ja niimoodi jõuamegi ringiga tagasi tänapäeva. Aristoteles uskus, et riigi ülim eesmärk on võimaldada oma kodanikel elada head elu. Mõelgem hetkeks, kas meie tänapäeva riigid on keskendunud sellele eesmärgile? Või oleme me kuidagi taandunud pelgalt majanduskasvu ja ellujäämise tagamisele? See on küsimus, mis on 2300 aastat hiljem endiselt täpselt sama oluline kui Aristotelese enda ajal.